Kui Lähis-Idas algas ulatuslik sõda 2026 aasta veebruaris, ei olnud ainult sõda ise üks suurimaid probleeme. Oli veel üks asi, mis võis mõjutada isegi tuhandeid kilomeetreid eemal asuvaid riike ja see polnud miski muu kui nafta. Alates autode bensiinist, veoautode ja laevade diislikütusest kuni lennukite reaktiivkütuseni. Suur osa kaasaegsest majandusest sõltub endiselt naftast. Seetõttu, kui Hormuzi väinas peatus peaaegu täielikult tankerite tavaline liikumine, kiiresti kasvas hirm, et võib tekkida tohutu tarnepuudus. Hormuzi väin on kitsas mereväin Iraani ja Omaani vahel. Kaardil tundub see väike, kuid selle tähtsus kogu maailmale on tohutu. Aastal 2025 umbes 20 miljonit barrelit toornaftat ja naftatooteid liigub iga päev siit kaudu. See moodustab peaaegu veerandi kogu maailmas meritsi transporditavast naftast. Siit kaudu liigub suur osa Saudi Araabia eksporditavast naftast. Iraagi, Kuveidi, Araabia Ühendemiraatide, Katari ja teiste Pärsia lahe tootjate nafta. Seetõttu, kui konflikt algas 28. veebruaril 2026, tavapärane naftaliiklus Hormuzi väinas langes järsult. See ei tähenda, et kogu maailma nafta kadus kohe sõna otseses mõttes, kuid suurt osa tarnetest ei saanud enam lahelt kergesti välja viia. On veel üks probleem. Kui tankerid ei saa lahkuda, siis täituvad naftat tootvates riikides ladustamisrajatised. Kui enam pole kuhugi panna, peavad nad tootmist vähendama. Aprilliks USA energiateabe administratsioon hindas, et enam kui 10 miljonit barrelit päevas tootmist mõnest lahe riigist jäi ajutiselt tegemata häirete tõttu. Siin hakati tundma kriisi tõelist raskust. Kui naftakogus väheneb, kuid nõudlus on endiselt kõrge, tõuseb hind ja kuna kütust kasutatakse transpordis ja paljude toodete valmistamisel, võivad sellele järgneda kulude tõus lennufirmades, laevanduses, tehastes, tarne- ja toiduainetes. Aprillis tõusis nafta hind väga kõrgele. Ühe barreli hind ulatus peaaegu $138. Seetõttu muutus kütus paljudes riikides kallimaks, kuid on mõned viisid, kuidas probleemi leevendada. Esiteks on olemas torujuhtmed, mis võimaldavad osa Pärsia lahe naftast transportida ilma Hormuzi väina läbimata. Saudi Araabial on suur ida-lääne torujuhe. See torujuhe viib naftariigi idaosast Punase mere äärde. Ka Araabia Ühendemiraatidel on oma torujuhe, mis viib nafta Fujairasse, mis asub väljaspool Hormuzi väina. Need torujuhtmed on suureks abiks, kuid neist ei piisa. Need suudavad transportida vaid väikese osa naftast võrreldes tohutu kogusega, mis varem liikus läbi Hormuzi väina. Seetõttu kasutavad mõned riigid teist kaitsemeetodit, nende hädaolukorra naftareserve. Need on suured toornafta ja kütusevarud, mida hoitakse tõsise varustuskriisi puhuks. 11. märtsil 2026 aastal leppisid Rahvusvahelise Energiaagentuuri 32 liikmesriiki kokku, et vabastavad oma hädaolukorra varudest kuni 400 miljonit barrelit naftat. See oli IEA ajaloo suurim koordineeritud naftareservide erakorraline vabastamine. Sellest oli palju abi, kuid ka reservidel on piirangud. Hädaolukorra naftavarud on nagu säästud pangas. Seda saab kasutada probleemide korral, kuid see ei ole lõputu. Kui häired jätkuvad, varud, mida saab vabastada, vähenevad järk-järgult. Seetõttu ei piisa ainult torujuhtmetele ja reservides lootmisest. Kuid need meetmed ei ole endiselt piisavad. Vaja on kas rohkem naftat mujalt või ülemaailmset naftatarbimise vähendamist ja mõlemad on hakanud juhtuma. Kui hinnad tõusevad ja kütust napib, paljud ettevõtted ja tarbijad on sunnitud vähem kasutama. Mõned valitsused on samuti rakendanud meetmeid, et vähendada energiatarbimist ja otsida alternatiivseid energiaallikaid. Ameerika Ühendriikide energiateabe administratsiooni andmetel oodatud ülemaailmne naftanõudlus langes 2026 aastal, eriti Aasias, kõrgete hindade ja piiratud pakkumise tõttu. Aga on üks riik Aasias, mis ostab naftat väga palju. See on Hiina. Juba aastaid on Hiina olnud tohutu toornafta ostja teistest riikidest. Hiina vajab kütust oma tohutu transpordisüsteemi, tööstuse ja majanduse jaoks. Seetõttu, kui Hiina ostetava nafta kogus järsku muutub, annab see tunda kogu maailma turul. Ja pärast Iraani konflikti algust märkasidki naftakauplejad just seda. Hiina meritsi imporditava toornafta kogus vähenes järsult. Selle asemel, et jätkuvalt nafta teistest riikidest osta, vähendas Hiina oma ostusid maailmaturult. Ja see langus oli väga suur. Kuna Hiina ostab tohutul hulgal naftat,
see on suur asi, kui nad oma ostusid vähendavad. nii jääb rohkem naftat teistele riikidele. aga siin tekib suur küsimus. kui Hiina vajab oma majanduse toimimiseks nii palju naftat, kuidas suutsid nad nii palju vähendada merelt võetava nafta kogust ilma, et riik kohe halvatuks muutuks? Vastus on, et nad ei vähendanudki. Ja juba enne sõja puhkemist on Hiina kaua aega valmistunud sellise kriisi võimaluseks. Ja siin näeme, miks on Hiina pikaajaline ettevalmistus nii oluline. Hiina on teinud palju samme, et naftakriis neid eriti ei mõjutaks ja enamik neist sammudest on nad juba ammu ette valmistanud enne sõja algust. Üks esimesi samme, mida Hiina tegi, oli piirata kütuse väljavedu riigist. Hiina rafineerimistööstus on väga suur. Rafineerimistehas töötleb toornaftat bensiiniks, diislikütuseks, lennukikütuseks ja muudeks toodeteks. Tavaliselt ekspordib Hiina osa nendest toodetest teistesse Aasia riikidesse. Kuid kui probleemid Lähis-Idas algasid, piiras Peking kütuse eksporti oluliselt, et rohkem varusid jääks Hiinasse. 2026 aasta aprilliks riigi rafineeritud kütuse eksport langes peaaegu 10 aasta madalaimale tasemele. See tähendab, et vähem bensiini, diislikütust ja lennukikütust saadeti välja, samal ajal kui rohkem jäi koduturule. Samal ajal hakkas Hiina transpordisüsteem kohanema. Kui lennukikütus on kallis või piiratud, on lennuki käitamine kallim. Kuid Hiinal on suur eelis, mida paljudel teistel riikidel pole. Hiinal on väga ulatuslik kiirrongide võrk. Seega reiside puhul, mida saab teha rongiga, on lennuki ja auto asemel lihtne alternatiiv olemas. Hiinal on veel üks oluline eelis, elektrisõidukid. Aastaid on Hiina valitsus ja ettevõtted palju investeerinud elektrisõidukite tootmise ja kasutamise laiendamisse. Varem räägiti elektrisõidukitest peamiselt seoses saaste ja konkurentsiga autotööstuses, kuid naftakriisi ajal on need saanud ka Hiina energiajulgeoleku osaks. Elektriauto ei vaja enam bensiini ega diislit. Seega, kui nafta hind tõuseb, saavad miljonid autod Hiinas endiselt töötada elektri abil. See ei suuda kõrvaldada Hiina vajadust nafta järele. Paljud veoautod, lennukid, laevad ja tööstusmasinad kasutavad endiselt naftakütust. Kuid kui ühendada elektriautod, rongid, vähem lende ja kütuse hoolikam kasutamine, siis väheneb nafta hinna surve. On veel üks energiaallikas, millel on Hiinas suur roll. Kivisüsi. Kivisüsi on palju saastavam kui paljud teised energiaallikad, sest selle süsiniku heitmed on väga suured. Kuid Hiina kivisöetööstus on endiselt tohutu. Viimastel aastatel on riik jätkuvalt lisanud kivisöel töötavate elektrijaamade võimsust, kuigi samal ajal laiendab see kiiresti ka päikese, tuule ja tuumaenergiat. See on oluline, sest kui rohkem elektrit toodetakse kivisöest, päikese, tuule, hüdro- ja tuumaenergiast, langeb naftale majanduses väiksem surve teatud ülesannete täitmisel. Hiinas on ka suur kivisöe keemiatööstus. Seal toodetakse mitmeid kemikaale ja tööstuslikke materjale kivisöest, mida teistes riikides tehakse sageli nafta või maagaasiga. Aga isegi kui kõik see kokku liita, ei piisa sellest ikkagi, et seletada, kuidas Hiina suutis toime tulla oma toornafta impordi suure langusega. Kõige olulisem osa vastusest peitub tohututes ladustamisrajatistes, mida riik on aastate jooksul ehitanud. Naftareservid. Hiina valitsus ei avalda oma strateegiliste naftareservide täielikku arvu, seega puudub täpne avalik number, mida saaks kasutada, et öelda, kui palju barreleid Hiina tegelikult omab. Kuid energiaanalüütikud kasutavad satelliidipilte, laevanduse andmeid, rafineerimistehase andmeid ja muud teavet, et hinnata, kui palju naftat riigist ladustatakse. Ja hinnangutest on selgelt näha, et Hiina varud on väga suured. Siin ei ole ainult valitsuse hädaolukorra reservid, siin on ka suurte naftafirmade, rafineerimistehaste, sadamate ja teiste ladustamiskohtade kaubanduslikud varud. Seetõttu, kui Lähis-Idas tarned vähenesid, ei pidanud Hiina kohe rahvusvahelisel turul iga kadunud imporditud barrelit asendama. Hiina saab kasutada riigis juba kogutud naftat. See on üks oluline põhjus, miks Hiina meritsi transporditava toornafta import kriisi esimestel kuudel kiiresti langes, ilma et suurem osa nende majandusest oleks kohe peatunud. Kuid see, et nii palju naftat oli kogutud, polnud juhus. Peking on juba ammu teadnud, et Hiinal on suur nõrkus. Hiina majandus on väga suur, kuid suur osa vajaminevast toornaftast tuleb teistest riikidest.
ja suur osa sellest imporditud naftast peab läbima mereteid ja kitsaid laevateid, mida võivad mõjutada sõjad või poliitilised konfliktid. Seetõttu on Hiina aastaid järk-järgult suurendanud oma strateegilisi reserve ja laiendanud imporditud nafta päritoluallikaid. 2 riiki on selles muutunud eriti oluliseks, Venemaa ja Iraan. Pärast seda, kui Venemaa ründas Ukrainat 2022. aasta veebruaris, Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit ja teised lääneriigid kehtestasid ulatuslikud sanktsioonid Venemaa energeetikatööstuse vastu. Venemaal kadus suur turg, eriti Euroopas. Seetõttu müüs ta rohkem naftat Aasia riikidele. Üks tema suurimaid ostjaid on Hiina. Venemaalt tuleb naftat tankeritega, samuti jõuab osa otse Hiinasse torujuhtmete kaudu. Selle tõttu sai Peking veel ühe suure toornaftaallika, mis ei pea läbima Hormuzi väina. See oli oluline, kui algas Iraani sõda. Kui Hiinal oli raske saada varasemat naftatarnet Pärsia lahest, muutus Venemaa nafta veelgi tähtsamaks. 2026. aasta suveks suur Hiina rafineerija Sinopec suurendas taas oma Venemaa toornafta ostmist Kaug-Idast. Kuid juba enne Venemaa-Ukraina sõda oli Hiinal juba ammu veel üks ebatavaline naftasuhe Iraaniga. Iraani naftatööstusele on juba ammu kehtestatud USA sanktsioonid. Sanktsioonide eesmärk on muuta Iraanil nafta müümine raskeks ja saada selle eest raha. Kuid suur osa Iraani toornaftast jõuab endiselt Hiinasse. Suure osa sellest ostavad sõltumatud Hiina rafineerijad, keda naftatööstuses kutsutakse teabot rafineerijateks. Need rafineerimistehased on väiksemad kui Hiina suured riigiettevõtted, kuid kui need kokku liita, on nende võimsus märkimisväärne. Iraani naftakaubandus kasutab samuti keerulisi laevandus- ja maksevõrgustikke, et piirangutest mööda hiilida. On tankereid, mis vahetavad korduvalt nime, omandiandmeid või laevandusteavet. On ka juhtumeid, kus lasti kirjeldatakse nii, nagu see pärineks mõnest teisest riigist, enne kui see jõuab lõppostjani. Seda nimetatakse varilaevastikuks. Need on tankerid, mida kasutatakse sanktsioonide all oleva nafta vedamiseks, samal ajal püüdes varjata, kust last tegelikult pärineb ja kes tehingus osalevad. Mitte kõik Hiina ettevõtted pole valmis sellega liituma. Suured riigiettevõtted on tavaliselt ettevaatlikumad, sest nad võivad sanktsioonide korral kaotada ligipääsu lääne pankadele ja rahvusvahelisele ärile. Kuid mõnede sõltumatute rafineerijate kokkupuude USA finantssüsteemiga on väiksem. Seetõttu on Hiina jäänud suure osa Iraani naftaekspordi peamiseks sihtkohaks isegi sanktsioonide ajal. Ja on veel üks põhjus, miks selliseid tehinguid saab teha. Mitte kogu Hiina naftakaubandus ei pea toimuma USA dollarites. Juba aastakümneid on dollar olnud rahvusvahelises naftakaubanduses domineeriv valuuta. See on oluline, sest kui maksed liiguvad dollaripõhise pangandussüsteemi kaudu, on Ameerika Ühendriikidel suurem võimekus tehinguid peatada või karistada. Kuid Hiina ja Venemaa vahel on naftatehinguid, mis tehakse Hiina juaanis. Hiina ja Iraan kasutavad samuti maksesüsteeme ja finantsasutusi, millel on vähem otseseid seoseid Ameerika Ühendriikidega. See ei muuda Hiinat sanktsioonide suhtes immuunseks, kuid see annab teise võimaluse kaubelda riikidega, kellel on piiratud juurdepääs lääne finantssüsteemile. Seetõttu ei ole Hiina suur naftareserv ainult paljude hoiupaakide ehitamise tulemus. See on ka osa laiemast strateegiast, teha koostööd paljude tarnijatega, kasutada torujuhtmeid kui võimalik, laiendada elektritransporti, kasutada ka muid elektrienergiaallikaid, varuda palju naftat, kui selleks on võimalus, ja vähendada sõltuvust ühest finants- ja laevandussüsteemist ainult. Kui Hormuzi väina tegevus häiriti, muutusid kõik need ettevalmistused korraga väga oluliseks. Kõik praegused ettevalmistused muutusid korraga tähtsaks. Kuid ilmus veelgi suurem probleem. Kui Hiina on üks kõige sõltuvamaid riike, miks aitasid selle tehtud ettevalmistused mitte ainult nende enda majandust, vaid ka teisi riike? Ta on siin sama varustuse pärast. Siit hakkabki Hiina tegevuse mõju kasvama. Algsest siseriiklikust energiastrateegiast saab midagi, mis mõjutab kogu maailma naftaturgu. Kuid oluline pole ainult nafta. Oluline on ka see, millist valuutat ostmiseks kasutatakse. Kogu maailmas kasutatakse nafta müümisel enamasti USA dollarit. Lihtsam on, kui kasutatakse ühte valuutat. Ei pea igas riigis erinevat raha kasutama. Ja siiani on USA dollar endiselt tugevaim valuuta rahvusvahelises kaubanduses ja rahanduses. Seetõttu on Ameerika Ühendriikidel ka suur võim finantssanktsioonide üle.
kui tehing läbib dollaripõhise pangandussüsteemi. USA valitsus võib blokeerida või karistada ettevõtteid, kes teevad tehinguid sanktsioonide all olevate riikidega. See on üks probleemidest, millega Iraan ja Venemaa on silmitsi seisnud, kuid samal ajal kui lääne sanktsioonid karmistusid, laienes ka Hiina juaani kasutamine mõnes Hiina kaubandustehingus nende kahe riigiga. See ei tähenda, et juaan oleks dollari juba välja vahetanud. Sellest on veel kaugel, kuid Venemaa ja Iraani jaoks on juaanist kasu, sest nad saavad seda kasutada väga paljude toodete ostmiseks Hiinast. Ja kuna Hiina on maailma suurim kaupade ekspordija, on juurdepääs Hiina valuutale väga oluline. Siin on Hiinal eelis. Kuna Venemaalt ja Iraanist ostab naftat vaid väheseid, on Hiinast saanud üks nende tähtsamaid ostjaid. Ja kuna ostjaid on vähe, on nad sunnitud müüma naftat Hiinale odavamalt. Hiina ostis Venemaalt palju odavat naftat, kui Euroopa ostjad vähenesid. Iraani puhul saab Hiina jätkuvat naftat osta, hoolimata USA sanktsioonidest. Selle tõttu sai Hiina palju naftat erinevatest riikidest ja suutis koguda suure varu. Kuid me ei saa öelda, et kogu Hiina varutud nafta pärineb ainult Iraanist ja Venemaalt. Hiinal on palju tarnijaid, sealhulgas Saudi Araabia, Iraak, Brasiilia ja teised naftat tootvad riigid. Oluline punkt on see, et Hiina varustamine muutus mitmekesisemaks. Neil on rohkem valikuid ja kui Lähis-Idas tekkis suur häire, kasutas Peking seda eelist ära. Aga miks peaks Hiina tahtma kriisi ajal oma ostusid maailmaturul oluliselt vähendada? Kõige lihtsam vastus on energiajulgeolek. Hiina valitsus on juba ammu mures liigse sõltuvuse pärast imporditud energiast. Üks kõige olulisemaid kohti selles osas on Malacca väin. Malacca väin on kitsas meretee Malaisia, Singapuri ja Indoneesia vahel. Siit läbib tohutult palju tankereid, mis suunduvad Ida-Aasiasse. 2025 aasta esimesel poolel üle 23 miljoni barreli nafta ja naftatoodete läbis Malacca väina iga päev. Ja peaaegu pool sellest naftast, mis sellel marsruudil liigub, läheb Hiinasse. Seetõttu on Peking juba ammu mõelnud, mis juhtub, kui tekib suur sõjaline konflikt ja laevadel on raske sellest piirkonnast läbi pääseda. Seda nimetatakse sageli Malacca dilemmaks. Probleem on lihtne. Kui Hiina sõltub nii suurest kogusest imporditud naftast, mis peab läbima kitsaid mereteid, võib see sõja ajal olla suur nõrkus. See on eriti oluline, kuna pinged Hiina ja Ameerika Ühendriikide vahel Taiwani pärast kasvavad. Kui Aasias peaks puhkema ulatuslik konflikt, võivad Hiina laevateed tõepoolest mõjutatud saada. See ei tähenda aga, et Ameerika Ühendriigid suudaksid automaatselt Malacca väina sulgeda või kogu Hiina naftavarustuse täielikult katkestada. On olemas ka teisi mereteid, torujuhtmed Venemaalt ja Kesk-Aasiast ning torujuhe Myanmarist. Kuid iga suurem häire meretranspordis oleks Hiina majandusele väga kulukas. Seetõttu on mõistetav, miks Hiina kulutab nii palju naftavarudele, torujuhtmetele, taastuvenergiale, tuumaenergiale, sööle, elektrisõidukitele ja raudteedele. See ei puuduta ainult kliimat või odavat energiat. See on ka osa ettevalmistusest selleks, et riiki ei oleks lihtne halvata suure rahvusvahelise kriisi korral. Ja Iraani sõda sai selle strateegia tõeliseks proovikiviks. Kuid on veel üks põhjus, miks on Hiina jaoks oluline, et ülemaailmne majandus täielikult ei kukuks. Eksport. Suur osa Hiina majandusest sõltub toodete valmistamisest ja müügist teistesse riikidesse. Hiina tehased toodavad elektroonikat, masinaid, kodumasineid, sõidukeid, akusid, rõivaid ja veel palju muid tooteid, mida müüakse üle kogu maailma. Seega, kui tekib tõsine naftapuudus ja Euroopa, Aasia ning Põhja-Ameerika majandused kukuvad korraga kokku, siis kannatab ka Hiina. Kui teistel riikidel läheb halvasti, ostavad nad vähem tooteid. Kui tellimusi on vähem, on ka Hiina tehastel vähem vaja toota. Seetõttu on Pekingil oma huvi takistada ülemaailmse energiakriisi liiga suureks muutumist. Sellisel viisil ei ole Hiina naftaimportide vähendamine lihtsalt teiste riikide aitamine. See kaitseb ka omaenda kliente. Ja samal ajal, kui Hiina seda teeb, on hakanud naftaturul ilmnema veel üks mõju. Kuna Hiina on nii suur ostja, see suudab muuta ülemaailmset nõudlust viisil, mida enamik riike ei suuda.
tavaliselt mõtleme naftaturu võimust pakkumise poole pealt. Saudi Araabia ja teised OPEC-i tootjad võivad tootmist suurendada või vähendada. Venemaa on samuti väga suur eksportija. Ameerika Ühendriigid on aga maailma suurim naftatootja ning omavad suurt mõju ülemaailmsele rahandusele ja laevanduse turvalisusele. Kuid kriis näitas, et ka väga suurel ostjal on võim. Kui Hiina äkitselt ei osta miljoneid barreleid päevas, siis väheneb konkurents alles jäänud pakkumise pärast. Kui Hiina naaseb kiiresti turule ja hakkab taas suures koguses ostma, võib see nõudlust ja hinda tõsta. See ei tähenda, et Peking kontrollib nafta hinda. Siiski mõjutavad seda ka paljud teised tegurid. OPEC plussi tootmine, USA kildanafta, sõjad, ülemaailmne majanduskasv, laovarud ja nõudlus teistest riikidest. Kuid selge on see, et Hiina mõju on väga suur, olles maailma suurim toornafta importija. Ja see on üks olulisemaid muutusi, mida kriis on näidanud. On veel üks asi, mis tuleb selgeks teha. Me ei tea, kas Xi Jinping kasutas Hiina naftastrateegiat teadlikult poliitilise survevahendina Ameerika Ühendriikide vastu. On kuulujutte, et olukord võis aidata. See võis parandada Pekingi läbirääkimispositsiooni Washingtoniga suheldes. Aga pole piisavalt avalikke tõendeid, et öelda, et on olemas otsene kokkulepe, kus Hiina kasutas naftaimpordi vahetuskaubana poliitiliste järeleandmiste eest. Teised põhjused on selgemad. Peking peab kaitsma oma energiatarnet, samuti peab ta kaitsma Hiina eksporditurge ja ta peab vähendama riski, et ühel päeval katkeb riigile vajalik imporditud energia. Seega ei ole suurim õppetund juhtunust see, et Hiina maailma päästis. Olulisem on see, mis tegelikult juhtus. Üks strateegia, mida Hiina enda kaitsmiseks kasutas, avaldas suurt mõju teistele riikidele. Kui Hiina kasutas oma reserve ja vähendas ostmist rahvusvahelisel turul, jäi teistele ostjatele rohkem naftat alles. See aitas vähendada hinnasurvet ja pakkumise pinget ajal, mil kogu maailm otsis alternatiivseid marsruute ja allikaid. Kuid see ei tähenda, et probleem oleks kadunud. Kuni Hormuzi väin ja teised peamised laevateed on ohus, jääb maailma naftaturg endiselt haavatavaks ja ka Hiina naftareservid ei ole lõputud. Kui pikemat aega võetakse naftat ladudest rohkem välja, kui uut juurde tuleb aeg, mil neil on vaja jälle rohkem osta. Sel hetkel võib surve maailmaturule tagasi tulla. Seega on see juhtunud tõeline tähendus. 2026. aastal toimunu oli enamat kui lihtsalt ajutine naftakriis. See näitas, et muutumas on see, kust tuleb võim globaalses energiasüsteemis. Varem olid arutelude keskmes peamiselt suured tootjad ja lääne finantsvõimud. Nüüd tuleb arvestada ka Hiinaga. Mitte sellepärast, et ta oleks tohutu naftatootja, vaid sellepärast, et ta on väga suur ostja. Tal on suured reservid, palju alternatiivseid tarnekanaleid ja ta suudab turgu muuta. Hiina peab rahvusvaheliselt turult ostma väga palju naftat. Lihtsalt öeldes on Hiina veetnud palju aastaid valmistudes päevaks, mil tekib suur energiakriis. Ja kui kriis saabus, nägi kogu maailm, kui palju see ettevalmistus Hiinat aitas. Ootamatu oli see, et ka teised riigid said kasu ja võib-olla on see kõige olulisem muutus globaalse naftaloos. Järgmise suure energiakriisi ajal ei vaata maailm enam ainult seda, kui palju naftat suudavad toota Saudi Araabia, Venemaa või Ameerika Ühendriigid. Samuti jälgitakse, kui palju naftat otsustab Hiina osta või mitte osta.